Seal, kus abivajajaid, seal abistajaid ja Tallinna linnavolikogus töötavad väidetavad väga haiged inimesed, kes vajavad viivitamatult abi. Sellepärast suunduvadki endised Riigikogu liikmed Juku-Kalle Raid, Mart Nutt ja Siim Kabrits tööle oma uude kohta Tallinna linnavolikogusse kiirabiga. Kindlasti on linnapea kõige haigem inimene, sest tema meenutab meil niisugust Napoleoni, et ta ise muidugi arvab, et ta on peaarst, aga tegelikult on tegemist ikka siira patsiendiga. Kuidas te neid ravima hakkate? Minul 7-aastane kogemus linnavolikogust ja olen jõudnud täiesti arusaamisele, et see on üks paras hullumaja. Ravimeetodid on mitmekesised, aga tuleb arvestada nii psühholoogiliste kui ka kirurgiliste meetoditega. Aga kui nad ei lase ennast ravida, mis te siis teete? Eks me üritame, püüame. On olemas meditsiinis selline tuntud abivahend nagu hullusärk. Nii et kui nagu patsient väga palju vastupanu osutab, siis võtame abivahendi kasutusele. Kui vaadata tänast volikogu päevakorda, panga tegemine, siis linnavalitsus, kes ei saa aukude lappimisega hakkama, et hakkab panka tegema. See ei ole ju normaalsete inimeste käitumine. Pangaga on jah niimoodi, et ütleme, mina võin küll öelda, et see haigus on iga aastaga süvenenud, et see uus sündroom, see munitsipaalpank, mille seltsimees Savisaar on ette võtnud, see ikka näitab, et tal ikka katus sõidab juba 150-ga, et siin tuleb sekkuda lihtsalt. Midagi pole parata. Pärast lühikest sõitu läbi Tallinna kesklinna jõutigi linnavolikogu ette. Seal ootasid kitlites mehi juba esimesed tööülesanded. Nad kirjutavad alla linnapea umbusaldusavaldusele. Haige inimene ei tohiks linna juhtida ja samamoodi ka tema satraabid siin volikogus, et see on ilmselt ravi tuleb alustada sellest, nagu ikka kirjutakse retsepte välja. Me esitame täna väga lakoonilise umbusaldusavalduse, mis kõlab nii, et leiame, et Eesti pealinna ei saa juhtida isik, kes esindab Vene agressiivse välispoliitika seisukohti, ei jaga demokraatliku maailma põhimõttelisi seisukohti Ukraina vastase agressiooni suhtes ja kahjustab sellega nii Tallinna kui Eesti huve. Istungi ajaks võtsid Juku-Kalle, Mart ja Siim valged kitlid siiski seljast. Meeste sõnul oleks neil muidu lihtsalt liiga palav hakanud. Teie olete jumala terve erinevad linnadest.